Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head Digisaate kuulajad. 8. august on käes ja meie järjekordne saade alustab. Me oleme täna kolmekesi, Henrik Roonemaa, Hans Laugas ja Meelis Väljamäe. Ja võib-olla isegi 4-kesi, sest saate teises pooles lisandub meile üks intervjueeritav, kes räägib sellest, miks ta otsustas oma hobist teha äpi ja kui raske see on, kui äge see on ja kui edukas see on. Aga alguses räägime uudistest. Alustame sellest, kuidas Amazon tungib meie elutuppa, magamistuppa, kööki, esikusse ja mujale oma uudishimlikus silmadega. Kuidas autoettevõtetel läheb kehvasti, alates sellest, et autod ei oska sõita ja rattad tulevad küljest ära ja paar kasulikku nippi neile, kes tahavad laiendada oma Wi-Fit kodus. Selline saade on augustis 8. Digisaade teiega. No nii, alustame pihta, võib-olla tuleb nagu ausalt tunnistada, mina ütlen, ma ei tea, kuidas teiega on, aga eelmine nädal oli selline, et uudised nagu oli, aga ei olnud ka, eks mõni nädal ei ole nii rikkaliku saagiga nagu mõni teine, aga ometi Amazoni suur käik eelmisest nädalast jäi silma ja nimelt teatas Amazon, et ta ostab väga tuntud iRoboti looja, mis on siis kuulus robot-tolmuimeja. Nende tootja, kelle nimi on Roomba või ajasin ma praegu sassi, kas Roomba on see seade ja iRobot on firma või vastupidi? Niipidi jah, iRobot on firma ja Roomba on konkreetselt robot-tolmuimejate bränd. Eks tegelikult iRobotil on ju terve hunnik teisi brände veel, et nad teevad hästi palju tööd sõjaväega, eks neil on mingisugused sõjarobotid olemas ja mingid, mis ongi tegelikult nende põhiäri. Ja lisaks on neil teise brändi all, mis mul praegu meelde ei tule, on neil põranda pesurobotid, mis siis mitte ei tolmu ime, vaid põranda ainult pesevad. Ja need ei ole Roomba nime all, vaid need on mingi teise nime all. Et ühesõnaga nad teevad ikkagi rohkem asju kui ainult Roombat. Aga samas, selle nimi vist on Brava, kui ma nüüd õigesti aru saan. Just, täpselt Brava. No igatahes ettevõte, mis tegutseb käsitöö robotiseerimisega ja Roomba on, ütleme, sellel turul olnud üks selline teedrajav toode ja edukas. Nad olid tegelikult esimesed, jah. Ja, kes edukalt käima läks. Võib arvata, et kindlasti on see veel kasvav turg, sellepärast, et me tahame teha vähem nõtetud käsitööd, seadmeid, aga see on väga küps turg, sest need tootjad on tohutult. Robot-tolmuimejad on plahvatuslikult kasvav turg just praegu, ehk siis on, mis tõuksid on teine asi ja robot-tolmuimejad on järgmine asi, mis on nagu sellised asjad, mida inimesed väga ostavad, sest et neid on väga vähestel olemas ja paljud tahavad, eks ole. Kuidas sa seletad seda, miks praegu siis hakatakse mõtlema, et ma ei viitsi enam ise tõmmata tolmu ja nüüd, sest kas ei ole 10 aastat olnud see toode olemas? 2 asja, punkt 1 on see, et robot-tolmuimejad on läinud piisavalt heaks, nad teevad piisavalt head tööd. Ja punkt 2 on see, et nende hinnad on tulnud alla luksuskaubast taskukohaseks. Ehk siis üks asi on see, et meie palgad on tõusnud kõvasti võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Teine asi on see, et kui sa isegi ei taha või sul ei ole võimalust lubada endale ägeda täpiga sellist väga intelligentset ja sellist, mis suudab igasugustest erinevat asjadest aru saada, mis sul toas põrandal on, nagu Glenn hiljuti rääkis, või sellist robotit, mis maksab üle 1000 euro ja suudab ennast siis tühjendamas käia ise kuskile dokki, siis tegelikult 200 euroga saasta sellise roboti, mis maksis veel aastat 3-4 tagasi 1000 eurot, mis lihtsalt jookseb sul mööda tuba ringi suvalises järjekorras ja teeb lõpuks sul ikkagi see toa puhtaks, eks ole. Et tegelikult hinnad on läinud kättesaadavaks kõigile ja see on nagu üks põhiline asi ja loomulikult ka see, et inimesed muutuvad järjest mugavamaks, eks ole. Täiesti. Ja. See on huvitav, ma tahtsin vahele öelda, et Amazonil on siin nagu 2 asja, et esiteks seostatakse väga palju nüüd seda iRoboti ostu seostatakse Alexaga.
ehk inimestel on mingi, ma ei tea, kas juba praegu mingisugused need Rumba mudelid töötavad Alexaga, et saab talle seal käskida teda või. Müüdada küll, jah. Jah, aga et seda, et see on nagu otsus või Amazoni nagu soov laiendada just seda Alexa ökosüsteemi, et sa saad oma koduga rääkida, eks. Ja teine asi, mulle tundub, Amazon ehitab või tahab ikkagi ehitada sellist terviklikku ühendatud või digitaalse kodu lahendust, et on need samad kõlarid neile, mäletame, neil oli see, kas see jõudis nüüd tooteks ka või see mingisugune turvatroon, mis lendab sul kodus ringi ja läheb tuvastab, et umbes kes ukse peal on. Ukse peal on ring, ukse peal on see ring kaamera. Ja siis neil on see Wi-Fi, Meelis ütlenud peast, kes mingi suur Wi-Fi ruuterite firma ostsid, Eero vist, Eero jah. Ja et nad seal targas või nagu ühendatud kodus ikkagi nagu sutsivad ringi ja mulle tundub, et nad tahavad sellist nagu terviklikku teenust pakkuda inimesele. No nad näevad selle võimalust, sest et neil on hästi palju nii-öelda harusid või kombitsaid seal sees, eks ole, et see Rumba on nüüd üks järgmine haru ja nad näevad selle võimalust, kuidas nii-öelda tehnoloogiafirmana sinu koju saada, et ehk siis praegu on siin ikkagi Apple'il ja Google'il on selleks kõige suuremad võimalused ja Amazon võib-olla ongi ainus, kes nagu päriselt ja tõsiselt endale saaks konkurentsi pakkuda ja nad saavad sellest ise väga hästi aru. Ja üritavad siis seda võib-olla mingit isegi konkurentsi eelist antud juhul, kuna Alexa töötab neil päris hästi ja on palju avatum kui Siri või Google Assistant, eks ole, nad üritavad seda sellist auku nagu ära kasutada. See on väga huvitav tegelikult, mis võrdluses sa tõid mul Apple'i ja Google'iga ja mul tekkis kohe pähe selline metafoor, et kui Apple ja Google on nägijad, kes näevad meie elusse jube hästi, sest neil on need nutiplatvormid on ju, kus on kõik meie andmed. Amazon on nagu pime mees, aga tal on nagu 20 kätt, millega ta kompab ja ta teab kõike nagu need kaamerad, need Alexa kõlarid, nüüd on siis maa peal on need robotid, need Wi-Fi võrk, et tal on nagu need muid andmesisendeid üha rohkem. Amazon teab isegi võib-olla rohkem kui teised, võib-olla ta ei tea nii palju kui Google, aga ma arvan, et ta teab rohkem kui Apple, sest Amazonil on väga-väga palju infot meie ostukogemuse teekonna kohta, ehk siis see, mida me tegelikult saada tahame. Ja Amazon tegelikult trackib ka nii-öelda partnerite kaudu meie teisi veebikasutusi, mitte ainult seda palju me Amazoni enda lehtedel käime, eks ole, mida me sealt ostame, et selles mõttes tegelikult see töö taustal käib väga aktiivselt ka nende puhul. Huvitav on mõelda vaata nende suurte tehnoloogiafirmade peale, et kui me nad üles rivistame, kes nad siis on, Google, Apple, Microsoft, Amazon, eks Meta ehk Facebook. Samsung, jah, mingil määral, eks ole. Ja Samsung on rohkem nagu riistvarufirma, aga ma just mõtlen neid selliseid Ameerika neid konglomeraate või kõige firmasid, eks, et keda, et kui peaks ühe valima, millise teie oma koju nagu lubaksite oma ühendatud kodu nagu jooksutama, vaatama, kuulama ja... Mina paneks ta isiklikult puhtalt sellisesse järjekorda, et esimeseks ma kõige vabamalt laseks ilmselt Microsofti, siis ma laseks Google'i, mitte sellepärast, et ma seda rohkem usaldaks, vaid pigem sellepärast, et mulle tundub, et tast on kõige rohkem kasu ja siis Apple'i. Võib-olla see vahe oleks teistpidi, kui ma peaks silmas rohkem privaatsust, et Apple oleks eespool, Google tagapool Amazoni, ma jätaks viimaseks. Ma kohe üldse ei usalda seda, mida nad teevad. Nagu Facebooki seltskonnast ka veel tahapoole või? Minu jaoks on Facebook on nagu ilma Facebooki ma jätaks viimaseks, Facebook mul tuli üldse pähegi, sest et nad ei ole tegelikult... Ta on üks nendest suurtest on ju, kes väga tahaks sulle koju saada. Facebook mõtleks viimaseks täiesti ja sellepärast nad mulle tundub, et nad oma selle portaali müügiga ära lõpetavad, et ilmselt ei ole väga palju inimesi, kes tahaksid nagu Facebooki nimega riistvara endale, kui see just ei ole see Oculus'e peakomplekt, eks ole. Ja seda ka eriti nagu keegi ei taha. No ta on üsna ületavalt populaarne, aga samas nüüd hiljuti tõstsid hindu, nii et ju siis neil sai see asi ka ikkagi läbi, et nad said aru, et andmete põhjal ainult ei saa elada selles maailmas, nad peavad ka hakkama raha teenima päriselt nagu raha teenimisena. Aga see selleks. Eks Henrik, sul on sul trikiga küsimus natuke, nagu mõnes mõttes nagu Apple on seda privaatsuspõhist tehnoloogiat nagu turundanud hästi. Aga muidugi me teame kõik, et nende näiteks nüüd mobiiliplatvormis on nende reklaamivõrgustiku turuosa jube hästi kasvanud, sest nad müüvad ise neid andmeid, mitte lihtsalt jääna kellegi teisele, nii et andmed on ikka seal sees. Minu jaoks on pigem praktiline küsimus see, et kui ma tahaks head robottolmuimejat, milline valida selline, mis oleks piisavalt tark, ilma et ta käiks pilvesse laadimas minu koduplaane ja infot. Et see on nagu see küsimus, mis saab lokaalselt hakkama selle arvutusega? Ega neid väga ei olegi, tegelikult mõned võib-olla on, aga üldiselt ikkagi enamus sellest asjast käib pilve kaudu ja siin üks aga on veel päris palju selliseid suuri tuntud
tolmuimetootjaid, kes on klassikalised vanakooli tolmuimetootjad, kes nüüd on hakanud ka robotit tootma. seal on selgelt näha, et nende tarkvara osa ehk siis see äpindus ja kogu see muu asi on ostetud sisse Hiinast ja vahest kohati niimoodi, et sa pead tegema isegi mingisuguse Hiina firma konto endale selleks, et seda kasutada. et see on nagu üks, et osad küll oma arust nagu sellise tuntud Euroopa tootja asja, eks ole, aga tegelikult see back-end on hiinlane, sest et ilmselgelt Hiinas on see know-how tugev ja Euroopas või sellis vanakooli tegijatel on seda vähe ja nad peavad selle sisse ostma. Ja kõige koledam on selle juures kohati veel see, et erinevatel sama firma erinevatel mudelitel käib koostöö erinevate Hiina tootjatega, eks ole, võib ka see olla, et nostavad lihtsalt selle platvormi ja panevad sinna oma nime peale, eks ole, kohati ka. Et see on ka, aga et kui ma ostan Xiaomi või mingisuguse Roboroki või mingi sellise tolmuime, siis ma nagu tõenäoliselt tean seda ja arvestan sellega, et see on Hiina tootja, eks ole. Kui ma ostan nimest nimetamata mõne Euroopa või USA sellise suurema tolmuime tootja masina, siis ma ei kipu eeldama, et seal on taga mingisugune Hiina tootja tarkvara, eks ole. Et see oht on ka veel olemas. Tegelikult see ei ole puhtalt nagu robot-tolmuimete teema, vaid see on igasugust nutikodu teemaga, et kui ma ostan endale IKEA või ma ei tea siin mingi muu sellise kodutehnika või mööblitootja või mõne muu sellise klassikalise firma tarkvara lahenduse või nutikodu lahenduse, siis on ülimalt tõenäoline, et ma saan sealt tegelikult on see rebranditud mingisugune Hiina asi, eks ole, et võib olla väga hea, aga samas me kunagi ei tea, mis sellest tulevikus saab, eks ole. Samamoodi on ju tegelikult ka USA's hästi palju on neid, kes on üritanud ise teha ja siis nii-öelda siis poeketid, eks ole, seal Walmartid ja muud taolised, kes üritavad ise teha nutikodu lahendust ja teevadki selle mingi Hiina platvormi peal, mingi hetkel panevad selle ikka kinni, sest tuleb välja, et see nagu ei olnud piisavalt edukas, eks. Et see on tegelikult selline mitme kahtluse osaga äri ja tegelikult võib-olla siis ongi mõistlik võtta ikkagi kohe algusesse Google või Amazon või Apple, eks ole, sa tead vähemalt need ilmselt ei kao lähiajal kuhugi. Teine küsimus see, et kuidas nad sinu andmetega ümber käivad, aga kui me mõtleme seda, et ka need nii-öelda tuntumad ja võib-olla vanemad tegijad tegelikult annavad su andmed võib-olla kuskile kolmandasse kohta, eks ole, nii et kõik see asi on tegelikult selline läbi käimata tee, et me ei tea, kuhu see viib. Nii on. Aga vaatame edasi, lubasin rääkida ka, kuidas läheb autotootjatel, neil sellised huvitavad teated tulevad. Henrik, sa uurisid, mida teeb, kuidas Teslal läheb Californias? Jaa, läheb väga huvitavalt, nimelt California DMV, Department of Motor Vehicles ehk võib-olla see Eesti ARK-i-laadne organisatsioon on esitanud siis kaebuse Tesla peale, et Tesla valetab või esitab valeväiteid oma autopiloodi ja siis selle isejuhtimisprogrammi kohta. Ja eriti ei meeldi neile laused, et mille kohaselt, mida Tesla ise oma kodulehel kirjutab. Et see isejuhtimissüsteem on siis disainitud selleks, et ta oleks võimeline tegema või läbi viima siis lühikesi ja ka pika distantsi reise. Ilma, et juht peaks üldse mitte midagi tegema. No action required, see on see ingliskeelne sõnastus seal. Ja Tesla ka väidab, et see auto on siis võimeline navigeerima linnatänavatel, keerulistel ristmikel ja kiirteedel. Ja need laused ei meeldi California DMV-le või California ARK-ile. Ja nad on siis öelnud, et tegemist on ikkagi tarbija eksitamisega, et kõike seda see auto sellisel kujul kindlasti mitte ei võimalda. Ja eks siis näeb, mis nüüd saab, et teoreetiliselt neil on võimalik isegi tegelikult Tesla nii-öelda litsents või automüügi litsents Californias ära võtta. Aga arvestades, kui palju Californiased armastavad Teslasid, ma ei usu, et nad seda teevad, et nad seda ka julgeks teha, aga tegemist on tegelikult vist esimese korraga, kui nii kõrgel tasemel või ütleme nii suurelt on neid Tesla isejuhtimise ja tegelikult mingis mõttes ka Elon Muski väiteid luubi alla pandud. Tead, see on nagu natukene, kas see ei ole peegelpildis lugu, see mis toimub Toyotaga praegu, sest et ma just vaatasin, miks Toyota on tagasi kutsunud ja täitsa pidurit pannud oma elektriauto müügile seal USA-s, et seal on jube keerulise mudeli nimega masin BZ4X, mille siis tagasi kutsumine juba mõni aeg tagasi kulutati välja, kus autosid on ainult müüdud paar tuhat. Ja nüüd on siis öeldud ka, et palun juhid, omanikud, liisijad, tooge auto hooldusesse,
sellepärast, et sõidu ajal võivad kõik Boltid ratta küljest loksu minna ja ratas võib ära tulla. Ja lahendus on see, et jätka auto teenindusse. Me ei tea veel, mis täpselt teha nende Boltidega, kuidas neid kinni keerata. Me võime maksta teile selle tasu, et ta seisab teenindusest, võime anda teile rendi auto, asendusauto kogu selleks ajaks igavesti siis määramata ajaks või siis te saate auto tagasi müüa täiesti Toyotale. Kas ei ole nagu vastupidine lugu, et üks ütleb nagu müüb ameerikalikult, et sa võid mitte midagi tehes sõita igal pool linnas ja kiirteel ja siis asi jõuab kohtusse ja siis tuleb see Jaapani stiilis lähenemine, kus no ilmselt on mingi intsident olnud. Ja nad ei ole mõelnud, kuidas siis oma need Bolte tugevamini kinni keerata ja siis nad teevad nagu nii ettevaatlik reaktsioon, et otsatakse autot tagasi. Vaata, siin on nagu see asi, et Tesla on uus firma ja neil on selline juht, kes nagu mitte millegi risti ette ei lööks, vaid pigem nagu peksabki segast ette, kui asi tõde välja tuleb, sest et müüa on vaja, et nagu meister müügimees, eks ole. Väga Ameerika tüüpi jutuga. Aga Toyota sellise suure tootjana, väga suurte kogemustega tootjana teab, kuidas need tagasi kutsumiste protsessid käivad ja mis tagajärjed võivad olla, kui seda edukalt läbi ei vii, eks ole, et nad pigem karta ja kaasa töötab seal. Minu jaoks on hoopis nagu arusaamatu see, et kuidas saab olla niimoodi, et Boltid tulevad lahti ja sellel ei ole muud lahendust, kui me ostame see auto tagasi, et nagu kas päriselt ei saa neid Boltide lahti tulemist kuidagi muud moodi ära parandada, et see on nagu kummaline. Ja lisaks on siis see. See on huvitavalt jah, vaat me oleme autost teinud ikkagi reipalt üle 100 aasta on ju. Kui midagi nagu üldse siis Bolte kinni keerame, me oleks ikkagi võinud õppida. Seal peab olema midagi esimene... veel, küll, aga seal lool on kindlasti neid aspekte, mida meil ei öelda, sellepärast, et see autode hulk on väga väike, on paar tuhat ainult, mida see puudutab ja sellega isegi siis, kui mõni intsident on, ütleme siis see nagu rahaline kahju, isegi remont, mis iganes, see ei saa olla nii suur, et otsustada kõigi autode tagasi. See näitab nagu seda, et peale Tesla teistele ei lähe nagu elektriautoga väga hästi, et see konkreetselt on ju Toyota esimene akuga elektriauto, eks ole, me teame, et siin Chevy kutsus hiljuti tagasi tohutu koguse oma Bolt, eks ole, sest et võisid põlema minna ja Fordil oli F150-ga mingi sarnane jama, et ühesõnaga see elektriautode turule tulek on ikkagi selline üsna vaevaline, aga samas jah, et kui meil minu teada Toyotat veel müügil ei ole, siis meil on vastupidine seis ameeriklastega, et kuna selle Toyota PZ4X sõsarmudel on koos arendatud täpselt samalised väikeste vahedega on Subaru Solterra, mis on ka Eestis müügil ja väidetavalt seda siis kummitab täpselt sama probleem, et järelikult võib olema nagu selline ühine platvormi probleem, kuigi tegelikult ju Toyota pole küll ennem elektriautot teinud ega ka Subaru mitte, aga autosid on nad mõlemad teinud aastakümneid ja ratas peaks olema selline mehaaniline lahendus, et see ei tohiks erineda elektriautol ja bensiiniautol eriteks. Nii et kummaline. Jah, aga võib see olla parajalt keeruline selles mõttes, et ju siis seal on mingi lahendus, mille ehitamisel on see koostöö ei ole olnud väga viljakas. Aga veel üks aspekt on siin, ma juhtusin vaatama paar päeva tagasi YouTube'ist mingit videot, kus mingisugused inimesed täitsa vana sellise Top Geari vaimus tegid siis suure võidusõidu ja oli niimoodi, et Londoni südalinnast üks hakkas elektriaudiga sõitma Pariisi, pidi Eiffeli torni juures kokku saama ja teine rongiga, et kumb jõuab enne ja see elektriauto mees oleks tõenäoliselt võitnud, aga tal juhtus selline asi, et tal oli vaja korra laadida. Ja siis mis iganes firma oli mingi Ionity või mingi selline firma, kes neid laadijaid opereerib. Ta lihtsalt ei saanud laadida, tal oleks mingi tund aega või rohkem kaduma, sest küll oli mingi laadija katki, siis andis laadija krüptilisi mingisuguseid veateateid. Siis tal ei õnnestunud oma krediitkaardi numbrid kuhugi sisse toksida, pidi 8 korda proovima, siis ta pidi mingi äppi tõmbama, mis oli jälle mingi laadija katki. Et mulle tundub, et elektriautod, miks Tesla endiselt võidab kõiki neid elektriautode nagu grupiteste, mis tehakse. Nüüd valdavalt tulevad samade sõnumitega tagasi või need ajakirjanike järeldused on samad, et Tesla ei ole tingimata täna enam kõige parem elektriauto, kui me võtame puht nagu, et istud sees sõidad, et mis tunne on, kui vaikne on, kuidas juhitavus on. Aga neil on see oma laadijate võrgustik, mis töötab praktiliselt kuulikindlalt ja on ülihästi integreeritud, mida kõigi nendel teistel tootjatel ei ole.
ja nad ei suuda käima saada oma seda laadijate võrgustiku normaalset toimimist. Et seal oleks neid laadijaid, nad tõesti töötaks, et nad oleks kiired, et nad oleksid ligipääsetavad, need äpid töötaks ja selline puhas nagu IT integratsiooni mure. Nii et autoalal on Teslast, ma arvan, tegelikult mööda mindud juba. Nagu me vaatame, kes kõik toovad elektriautosid välja, eks vanad BMW-d ja Mersud ja ma ei tea, isegi Škodad ja kõik. Aga kui sul ikkagi on nagu kogu aeg laadijaga mingi jama või see tõenäosus on suur, eks, siis sa ei taha ka seda autot osta. Sinu jutu peale mõtlema, et jah, sul on õigusega, nüüd on olukord muutunud, täpselt see Ionity, selle taga on suured autotootjad, kes selle võrgustiku tööle panid. Ja samas su enda näide ütleb, et see Ionity ei tööta, siis ma lähen Ionity kodulehele just praegu, kui me räägime, koduleht trikkis, siin ei tööta, siin menüüd ja avan, katkina, kui raske see pole koduleht. Kui suuri investeeringuid on siin Ionity taha pandud, eks ole, siis võiks ju töötada. Võib-olla asi ongi sellest, et neil on liiga palju pappi, et nad on jälle mingisugusest suurest rahvusvahelisest IT-firmast konsultandi tellinud ja praegu käib mõjuanalüüsi kirjutamine, mitte progemine. Kaks asja, et üks asi on see, et teatavasti Tesla avab oma võrguga teistele, et ma ei tea, kuidas need adapterite teema on, aga see võib-olla natuke aitab kaasa ja Tesla annab rohkem raha, kui inimesed nagu pigem sinna võrku lähevad, sest et see on, töötab paremini, on kvaliteetsem. Aga teine asi ongi huvitav see, et see management on nagu kuidagi see nendel laadijatel nagu hästi kehv, et ma hakkasin mõtlema selle peale, et teie sõidate autoga palju, eks ole, et te mäletate seda hetke, kui te olete läinud bensukasse, tuleb välja, et pump ei tööta, et mina nagu väga ei ole kohanud, et võib-olla on siis see, et neid nagu juhtub kindlasti, aga need tehakse päris kiiresti korda, eks ole, et seda, et kuskil mingisugune elektriauto laadi on nagu nädalate kaupa katki, et seda ei tohiks juhtuda, eks ole, see peaks ka tehtama 24 tunni jooksul korda vähemalt. See on jah, väike kompromiss, et sisepõlemismootorid töötavad vedelikuga ja vedelikku on lihtne ühest anumast teise saada, aga elektriga võib-olla raskem, kui seal on veel erinevad pinged, makselahendused ja nii edasi. Ma arvan, et seal see pinge osa või see, kuidas elektrit masinast saada, see osa võib-olla on ikkagi suhteliselt töökindel, pigem ongi seal mingisuguste IT-lahenduste, ehk siis kuidas tarkvara töötamist ta haldab, eks ole, et see osa on ikkagi seal veits nudune. Nii on, meil on veel paar väikest asja vist rääkida. Henrik, kas sul oli Apple'i uue kamerasüsteemi osas arvamusi? Kuule ja nüüd on ju sügisel on välja tulemas uued versioonid iOSist ja macOSist ja on tulemas selline asi nagu continuity camera, mida nüüd eelmisel nädalal esimest korda need beetad jõudsid nii kaugele, et inimesed said proovida seda, kes seal viitsib tõmmata beeta ja kompileerida ise midagi kokku ja aga selle asja mõte on see, et sa saad kasutada näiteks oma iPhone'i veebikaamerana, kui sa Macis midagi teed. Ja tuntud lisaseadmete valmistaja Belkin toob välja sellise julla, mis käib ühest küljest ümber su telefoni ja teist küljest siis klõpsab ümber Apple'i sülearvuti selle ekraani ülemise otsa, et telefon jääb sealt ekraani tagant nagu natukene välja piiluma. Need kaamera silmad vaatavad. Äge. Ja seal on kaks asja. Just, et esiteks sinu veebikaamerad tegelikult ju, eriti need, mis on sülearvutite sisse ehitatud, need on nagu kehvad. Ja eriti kehvad on nad siin sellel nii-öelda vanal MacBook Airil ehk M1 protsessoriga ja Intelitel. Nüüd uues M2 on natuke parem, aga kujutage ette, kui head kaamerad on iPhone'il. Et kui sa paned sinna ikkagi iPhone'i veebikaameraks, siis ükskõik, mis sinna arvutikaane sisse ka ei ehita, see ei hakka mitte kunagi konkureerima on ju iPad'i kvaliteedi või iPhone'i kaamera kvaliteediga. Nii et see on üks asi, et kui sul juba on kõik need Apple'i seadmed olemas, siis sul on väga lihtne super kvaliteediga veebikaamera pilti edastada ja toimib mitte ainult Apple'i enda äppides, vaid kõikides Zoomides ja mis iganes nagu kohtades. Sa näed, et sul on selline kaamera, eks ole, ja siis vaatad seda. Ja teine asi on see, nad teevad mingisugust maagiat, et kui et see lai nurk kaamera, mis on telefoni küljes, see näeb ka sinu ette laua peale. Ja nad põhimõtteliselt simuleerivad või ma ei tea, emuleerivad, mis see õige sõna on, ülalt alla kaamerat. Et ta väänab selle pildi reaalajas nagu sirgeks, eks sul on võimalik näiteks enda ees paberi midagi sirgeldada või mingid jooniseid teha näiteks laua peal. Ja see inimene, kellega sa videokonverentsi pead, sellele tundub, et kaamera on siis sinu pea kohal, vaatab täpselt ülevalt alla. Kuigi tegelikult on see kaamera sul endiselt seal
arvuti ekraani peal, eks, ja käib lihtsalt suurem selline pildi väänamine, et see enam-vähem täitsa toimis. Päris fantastiline trikk tegelikult. Tegelikult ju üks suur eelis seda sama asja sai teha ka varem telefonikaamerana kasutada, aga siis oli see, et sa pidid kasutama mingisugust kolmanda tootja softjuppi, mis kui turvaline need on üks asi ja kuidas ta töötab, on teine asi, eks ole, kui need on tehtud nagu Apple'i enda poolt mõlemas, siis see koostöö ja sujuvus on igal juhul ju garanteeritud. Mul on praegu siin tegelikult sama lahendus kasutusel, et mul lauaarvuti ja siis mu Samsungi telefon on pandud pilti näitama. Ma proovisin seda Droidcamiga, mida peetakse nagu Androidile kõige paremaks lahenduseks ja ma ei saanudki seda kunagi tööle. Ja ütles mulle alati, et seal ei ole saadaval ja nüüd ma kasutan sellist asja nagu Irion webcam, mis tundub, et töötab päris hästi ja vähemalt siin mulle endal on pilt väga hea, nii et. Ja muide, see sama Irion webcam tegi midagi praegu su heliga siin minut tagasi, et selle oma päris mikrofonist oled sa nüüd lülitatud mingisuguse arvuti sisse ehitatud mikrofoni peale ja mingi tehisintellekt seal möllab lisaks. Okei, no nüüd on parem ilmselt. Ei ole, nüüd on sama. Ei ole, aga kuulajatele võib selgituseks öelda, et pilt on tõesti väga hea. Pilt on väga hea ja me näeme sind väga hästi. Aga keegi varastas su mikrofoni ära. Ühesõnaga, ega see ongi vaata täpselt see, et jälle mitu seadet peavad koos töötama, eks ole. Ja kuskil jookseb mingi error sisse, et Apple'il on vähemalt teoreetiline, kuna kõik see on tema käes, et nii telefon kui see ühendus kui Maci tarkvara, et siis teoreetiliselt neil on võimalik seda suhteliselt normaalselt teha, aga eks näeme, kui see välja tuleb, et kui normaalselt. Kõige paremini pidi toimima see ülalt alla kaamera simuleerimine lamedate asjadega, et kaarditrikid näiteks, aga kui see asi, mida sa seal laua peal enda ees hoiad või millega sa midagi teed, et kui seal on ka kõrgust, et siis see algoritm ikkagi väga hästi ei pidanud nagu aru saama või toimima, et siis ta ikka hakkab kõvasti nagu moonutama, sest ta ei saa aru, kui kõrge see asi on, mida näidata, aga et kui on lame või mingi paberiga sehkendad seal, et siis pidi väga hea olema. Põnev, jääme tõesti ootama, kuidas see tööle hakkab. Võib-olla vist jõuame veel korraks mainida, Henrik, sul oli TP-Linki seadmete kohta mingi tähelepanek. Ja mul oli selline tähelepanek, et ma aitasin täna ühel inimesel panna üles TP-Linkil on selline mesh wifi süsteem nagu Deco ja iseenesest on see suhteliselt soodsa hinnaga ja ja selle juures nagu väga hea või korraliku kvaliteediga ja kiirusega, et need Decosid alati testides väga hästi hinnatakse. Ja ma kukkusin väga huvitava asja otsa, nimelt wifi kiirus, ükskõik mida me ka ei teinud, oli 100 megabitti sekundis, aga tal on 500 pakett kodus ja kõrval teine wifi ruuter ilusti tuleb 500, isegi üle wifi 500 megabitti allalaadimist, ei ole mingit probleemi ja TP-Link istub 100 peal. Aga see seadle see Deco peaks toetama on ju päris palju rohkem. Ja siis mul lõpuks hakkas tekkima kahtlus, kui ma olin juba kõike proovinud, isegi kaabli ära vahetanud, mõtlesin, et äkki tal on mingi vanem kaabel või on ainult 100 megabittine kaabel, eks, et ei ole gigabittine kaabel. Aga siis selgus, et sellest Decost on olemas ka versioon, kus need internetipordid ongi ainult 100 megabitised. Kujutate ette aastal 2022, et neil on mudel on E4 ja M4 ja M4 on gigabitised, aga E4 ongi ainult 10-100 internetipordi, ma poleks elu sees tulnud selle peale, et seda nagu tänapäeval ka ise veel poes vaadata. Et et mis mudel see ikkagi on ja ongi nii, ta ametlikult see väide on see, et on siis nagu mõeldud inimestele, kellel on internetiühendus kuni 100 megabitti, eks. Et kui sul ongi 100 megabittine või aeglasem internetiühendus, et siis võib öelda, et milleks sulle see gigabittine seade, et mis teed sellega. Aga see ei päde minu arvates, sest võib juhtuda, et sul on vaja sisevõrgus midagi teha. Masinad omavahel võivad ju suhelda ükskõik mis kiirusega, eks. Nad ei sõltu sellest interneti nagu välisühenduse. Kuule, see, mis sa ütlesid praegu, see on ma võtsin selle toote nii-öelda andmelehe lahti ja see on ikkagi inimeste hull petmine, sest et ma loen andmelehelt, see seade toetab 5 GHz peal Wi-Fi kiirusega kuni 867 megabitti sekundis. Ja see on tõsi, see on Wi-Fi. Ja ma ütlengi, et sa vaatad seda, et 800 teoreetiliselt tuleb 500 ära ja siis on Ethernet pordid 2 korda 10-100 porti, mis on nagu
pea plahvatab. ja täiesti arusaamatu ja noh, teine asi sa võid öelda, et okei, mul ei ole ka noh sisevõrgus, et ma saadan ainult printerile aeg-ajalt üle wifi midagi, et mis ta selle gigabitiga teeb. Aga need mesh wifi seadmed minul on, ma ei tea, võib-olla 5 aasta vanune siin või praegu püsti ja mul ei ole mitte mingisugust tahtmist seda välja vahetada. Ehk et need seadmed jäävad sinuga kauaks. Väga pikkadeks aastateks tõenäoliselt. Ja kui sa täna ütled, et okei, et näed, mul tuleb ainult see mingi vask siia majja, et ma ei saa kiiremat, siis oled sa kindel, et ka 8 aasta pärast või 7 aasta pärast on see olukord selline. Mina küll ei oleks. Et see on täiesti absurdne, et lihtsalt nagu tarbijatele, vaadake teinekord poes, mis on karbi peal, kontrollige ka kõiksugu uskumatud asjad ka igaks juhuks üle. Just see väike teadegi, mis sa praegu jagasid, võib-olla praeguse selle nädala saate ja kõige suurem kasu, mida te võib-olla säästate endale aastate jagu halle karvu peas, kui te vaatate neid pordikiiruseid, sest see ma ei oleks uskunud, et nii absurdseid asju on veel müügil ja turundatakse ja nii see on. Selge, aga ma arvan, et uudistega praegu kõik, läheme siit edasi järgmise teemaga. Tänases saates on meil nüüd üks külaline Peedu Tuisk, keda me kutsusime siia selleks, et rääkida ühest uuest äpist. No äppe tuleb välja mõnel hooajal rohkem, mõnel hooajal vähem, nagu on marjadega metsas. No, igatahes, miks mitte rääkida inimesega, kes on ühe uue asja valmis saanud, tundub huvitav ja äkki saaks natuke jagada oma kogemusi. Peedu, see äpp, mille kallal sa oled töötanud ja millega ta valmis said, on Hardy. See on hardy.app on domeen ja siis see on jõusaalis jõutrenni tegemise äpp kokkuvõtvalt. Ma kohe ütlen, Peedu, et selliseid äppe on miljoneid maailmas ja mõned neist on selliste sinusuguste üksiküritajate poolt tehtud ja mõned on väga-väga suurte brändide omanduses, nagu siin Under Armour ja Adidasel vist on mingid spordiasju ja Nike on brändinud ja nii edasi. Mis pani sind arvama, et maailm vajab veel ühte jõusaali äppi? See innovatsioon tuleb seal 2 kohast, et põhiliselt see on see, et jõusaali kavad, ütleme, et kui sa oled juba paar aastat jõusaalis trenni teinud, siis need kavad, millega sa jõutrenni teed, sisaldavad tihti valemeid ja selliseid kalkulatsioone, et kuidas seda kaalu, mida sa pead just sel päeval tõstma selles harjutuses, et kuidas seda kaalu välja arvutada ja siis kuidas see kaal peab muutuma arvestades, kuidas sa siis arened või progresseerud. Ja siis tavaliselt need kavad näevad välja sellised, et see on kas PDF, kus on lihtsalt plain text, tavaliselt tekstinas kirjutatud need reeglid sisse või siis see on Exceli spreadsheet või Google spreadsheet ja siis siin on valemiga sisse kirjutatud. Aga see kasutamine on hästi tüütu, et sa oled jõusaali, võtad seal telefonist selle spreadsheeti lahti, mis on alati siiamaani hästi nüri tegevus, üritad seal neid numbreid sisestada ja mõnel juhul sa pead ka seda valemit ennast muutma, kui sa progresseerud. Ja siis, kui sa üritad nüüd samal ajal mingit äppi kasutada, kuhu neid numbreid kirja panna, et oma ajalugu teada saada, et palju sa siis tõstsid ja kuidas sa arenesid, siis see muutub hästi selliseks tüütuks ja inimestele käib see pinda. Ja siis tavaliselt need, kes on mitu aastat jõutrenni teinud, nemad tavaliselt lähevadki vist kas paberi pliiatsi peale või kirjutavad omal notesidesse kuhugi neid numbreid üles. Et nad neid selliseid äppe, mida on neid miljoneid maailmas, tihti need inimesed ei kasutagi nii väga. Ja siis meie innovatsioon on see, et see on siis, me alustasime nagu sellest otsast, et kes on tõeliselt sellised jõusaali hundid, et neile teeme selle äpi, mida nad saavad ka päriselt kasutada ja siis hakkame vaatama sealt võib-olla selliste tavainimeste poole vähemale. Ma küsin ühe näite kohta, ma ise sporti võib teha, aga jõusaalis ma ei käi, et kas see algoritm on siis väga keeruline, et ei ole nii, et panen iga kord, ma ei tea, 2 kilo juurde ja natuke raskem ja see on kõik, vaid on see siis keeruline arvutus? Ütleme, see on paar näidet, üks klassikaline näide on selline, et ütleme, sa maksimum, mis sa rinnalt suudad suruda näiteks on 100 kilo ja siis sa lähed trenni ja sa pead trenni tegema, ütleme 80% siis sellest maksimumist ehk siis 80 kiloga ja siis need varieeruvad, et 80%, 85%, 65% ja siis nüüd on siis näiteks, et kui sa teed 5 harjutust, teed ära ja 5. teed otsa näiteks 2 juurde, ehk siis suutsid 7 teha, siis järgmine kord seda tõstetakse niimoodi, et sul 100, mida arvatakse, et on su maksimum, on siis nüüd edaspidi kas 105 või 102,5 või midagi sellist ja edaspidi see protsendi arvutus käib siis selle järgi. Ja samamoodi näiteks, et kui sa ei teinud 5 ära, tegid näiteks ainult 4, siis langetatakse, ütleme siis 10%
ehk siis, et tegelikult need algoritmid ei ole keerulised, aga neid on lihtsalt hästi tüütu ise sisestada ja nendega mässata ja kui sa teed seda aastaid järjest, siis on hästi hea, kui oleks mingi äpp, kus saad lihtsalt numbreid sisestada. Ja see on ainult üks metodoloogia, kasutab selliseid protsente, seal on mõned teised versioonid veel, mis noh, ütleme sarnase loogikaga natuke teistmoodi. Aga see on siis tõesti, kas see on nii keeruline või kas see on selline ongi universaalne jõusaali tõde, et seda arvutatakse niimoodi? Ma küsin sellepärast, et kunagi kui ma ka hakkasin jõusaalis käima, siis ma uurisin siis algajatele öeldi, et noh, et põhimõtteliselt tõsta nii, et sa jaksad oma mis iganes 3x10 nagu jeeli ära teha, on ju. Või noh, 2x10 ja siis kolmandast võib-olla jõuad 8, et see on okei nagu raskus. Ja noh, et kui sa juba, kui liiga kergeks muutub, pane kilo juurde, on ju, ja pane jälle sama valemiga 2x10 ja kolmandal noh, peaaegu 10, et siis on nagu hästi. Ja see on algajatele on täiesti sobilik nõuanne ja niimoodi võibki teha ja siis mingil hetkel ütleme pärast paari kuud või ütleme ka isegi aasta võib-olla oleneb inimesest, siis sa jõuad platooni, kus sa edasi enam ei arene ja siis peab hakkama kasutama siis teisi jõusaali kavasid, mis on natuke keerukamaid. Ja ütleme, kui sa oled juba tõustnud jõudu, ütleme siis teinud jõudu 5 aastat või isegi 10 aastat, siis need mõned kavad on tõesti sisaldavad päris palju erinevaid reegleid. Ja siis praegu need reeglid on lihtsalt seal samas kava kõrval tekstina ja meil on siis need meil on siis äpp selline, mis võimaldab ise neid reegleid oma kavasse juurde lisada. Ehk siis inimene ei pea ise neid kalkulatsioone tegema, ta saab ise lihtsalt vajutada, et kui palju ta tõstis ja siis äpp järgmine kord soovitab tal selle kava alusel muuta. Ja see innovatsiooniline koht on see, et me ei kirjutanud neid algoritme sinna äppi sisse, vaid me tekitasime selle võimaluse inimestel ise luua kavasid kasutades ükskõik mis algoritme nad siis soovivad. Ehk siis see on nagu laiem pind natukene. Et küll on olemas selliseid äppe, mis on nagu spetsiifilise algoritmiga juba olemas, aga sellist ei ole, mis võimaldaks inimesel ise neid luua. Seda ma tahtsingi küsida, et tulles Henriku küsimuse juurde tagasi, et kas jõusaali trenni tegijatel ei ole siis olnud võimalust. See on huvitav. Kas ma saan aru, et te tegite selle enne kõik ise endale selle äpi või? Jah, see teine co-founder, kaasautor Hendrik End, kellega koos ma seda teen, ta on ise pikemalt aega jõusaalis käinud ja siis temalt tuli ka see idee, et see ongi enda probleemi lahendamine. Tema mässas selle Google Spreadsheetiga seal telefonis ja siis lõpuks tal hakkas see nii palju pinda käima. Ja kuna ta on ise IT-arendaja, siis ta mõtles, et saab paremini. Kas see platoo tähendab, millest sa räägid, kas see tähendab, et jõusaalis käimine, noh, kui ma nüüd teekski põhimõtteliselt 5 aastat selle loogika järgi, mida ma kirjeldasin, on ju. Et kas see lihtsalt tähendab, et mu muskel ei kasva ja minu nagu tee, ma ei tea, sportlase poole jääb katki või see tähendab, et see ongi nagu ka, ma ei tea, nagu sellise enesetunde või tervise poolest, noh, täiesti mõttetu mul sama kava järgi tõsta. Ja mu küsimuse mõte on nagu see, on ju, et kas kõik inimesed, kes käivad vähegi pikemalt jõusaalis, ka need, kes ei taha saada mingiks meistriks, on ju. Et kas nemad jõuavad ka tegelikult väga kiiresti selle probleemi ette, mida sa kirjeldad ja see äpp peaks olema kõigil jõusaali käijatel telefonis või see on ikkagi mõeldud nendele, kes tahavad kogu aeg suuremaks, raskemaks ja lihaselisemaks saada? Võib-olla pigem neile, kes tahavad, ütleme siis tugevamaks saada, aga mitte nii, ma ei paneks seda piiri sinna, et kes soovib saada ütleme selliseks väga suureks lihase sükseks mäeks, vaid ütleme kuhugi keskmise inimese juurde, et kui sa käid jõusaalis näiteks aasta aega järjest ja näed, et enam su raskused ei tõuse ja et sa ei saa tugevamaks, siis on aeg liikuda edasi mingi sükse päris, noh, ma ei tea, kas ma peaks ütlema päris kavani, aga ütleme siis sellise keerulisema kavani. Aga siis tõenäoliselt tuleks otsida mingi treeneri küsida, et kuule, et ma olen nüüd siin juba 3 kuud ei jaksa enam raskemaid antleid tõsta, et palun tee mulle mingi kava ja siis tõmbad selle Hardi äpi taskust välja ja siis koos toksite treeneriga või kuidas see käib? Jah, klassikaline olukord on selline, et inimene läheb ise jõusaali, siis hakkab seal vaikselt ise kuidagi tegema või siis kohe võtab siis privaattreeneri ja privaattreeneri esimese käiguna tavaliselt annabki sellise lihtsama kava nagu see, mida sina ka nimetasid, et näiteks, et tõsta nii palju, et sa suudaksid kas 5 korda või 8 või 10 korda tõsta. Ja siis tee seda nii kaua, kuni sa suudad iga, ma ei tea, nädal panna näiteks paar kilo juurde. Ja aga kui see platoo kätte jõuab, siis edasi need kavad, mis see sama privaattreener ka hakkab kirjutama, on natukene nüansirikkamad. Ja siis ütleme, mida see äpp võimaldab, on siis jah, et kas privaattreener tuleviku lootus on see privaattreener võiks selle kava, mida ta pakub oma klientidele, et ta võiks selle panna sinna Hardi äppi sisse
ja siis hakata müüma läbi selle Hardi äpi seda või siis lihtsalt saadab oma klientidele laiali, et näed, tehke läbi Hardi seda. Ja siis tema eelis, miks seda teha, on see, et ta näeks oma klientide tulemusi seal. Et praegu see käib niimoodi, et kui inimene palkab endale privaattreeneri ja hakkab temaga trenni tegema, siis privaattreener ütleb, et näed, märgi oma need raskused üles, ütleb palju sa jõudsid tõsta ja kõik muud parameetrid. Ja siis selle järgi privaattreener ise ütleb sulle siis, et mida muutma peaks. Aga nüüd siis läbi Hardi oleks esimest korda privaattreeneritel võimalus oma kõikide klientide tulemusi ka ise näha ja siis otse saata neile teise kava või uue kava siis lingi. Et see on siis ka üks väike innovatsioon, mida me teeme, et kuidas öelda, põhimõtteliselt me üritame sama teha jõusaali kavadega nagu Spotify tegi muusikaga. Et vanasti käis see muusika saatmine omavahel niimoodi, et keegi saatis sulle selle MP3 faili või isegi playlisti faili ja siis kuulasid oma arvutis. Ja siis tuli Spotify ja võimaldab seda, et keegi saadab sulle lihtsalt lingi ja sa võtad play ja hakkad oma arvutis seda kohe mängima või telefonis. Ja siis nüüd kavadega saaks samamoodi olla, et see treener saadab sulle lihtsalt lingi, näed, tee seda kava. Ja selle sinu parameetrite järgi sa saad hakata sellega kohe pihta, ilma et sa peaksid midagi sinna lisama, et sa lihtsalt vajutad põhimõtteliselt play ja see töötab. Ja need parameetrid, mida sa siis, mille alusel ta neid kaale arvutab, on siis sinu enda need maksimumraskused, mida sa oled võimeline tol hetkel tõstma. Samas see on päris uskumatu, kui arvestada, kui populaarne spordiala maailmas on jõusaalis millegi tõstmine. Et sa tõesti ütled, et ühtegi sellist nagu äppi, mida sa kirjeldad, ei olegi maailmas olemas, et see on täitsa esmakordne või on teie oma lihtsalt kuidagi, ma ei tea, ilusam või? Natuke ilusam on küll, aga teised on sellised, ütleme, seal on, kui võtta nüüd detailsemaks, siis ütleme 90% nendest äppidest, mida te seal näete, on passiivsed ülesmärkimise äpid. Ehk siis, et sa võtad selle äppi lahti ja sa kirjutad, et näe, nüüd ma tõstsin 73 kilo, nüüd ma tõstsin 75 kilo ja siis see on põhimõtteliselt nagu pead päevikut. Jah, täpselt, ta on glorified notepad, et ta on lihtsalt päeviku pidamiseks passiivne üleskirjutamine. Ja meil on siis see kava ka sisse kirjutatud sinna äppi ja sa vajutad lihtsalt play ja hakkad seda kava tegema ja siis kava ütleb sulle, palju sa pead tõstma ja salvestab need ära. Ehk siis, et seal on selline see sama privaattreeneri see element on sees, kus privaattreener ütleks sulle, et mis kava sa pead tegema. See on siin äppi sisse kirjutatud. Ütleme 90% praegustest äppidest on sellised passiivsed ja siis on mõned äpid, millel on see aktiivne pool ka, et neil on see kava ka sisse ehitatud koos nende reeglitega, aga nad on spetsiifiliselt ühe kava põhised. Et näiteks, et keegi on oma kava valmis kirjutanud, teinud selle äppi ja siis ta müüb seda äppi kui ainult ühte kava. Aga meil on siis võimalik selliseid kavasid sinna tuhandeid teha. Et me kombineerisime erinevad ideed ja siis pakendasime seda selliseks, et igalühel on see võimalus. Tahtsingi küsida, et äpp on tasuta. Ma ei näinud seal otseselt ka äppi siseseid oste ühel põhjusel, millest ma räägin järgmisena, aga kas teil on see nii-öelda hobiprojekt enda selliste soovide ja vajaduste rahuldamiseks tehtud äpp või seal on siis ärimudel sees, et privaattreeneritele pakute seda võimalust striimida neid treeningukavasid? Ja see tulevikulootus on see, et privaattreenerid tuleks ka süsteemi ja hakkaks siis ise müüma oma neid kavasid läbi selle süsteemi. Aga sinna läheb natuke aega, siis praegusel hetkel on see jah, klassikaline startup, et me tegime toote valmis ja siis pakume tasuta ja loodame, et kunagi tuleb monetiseerimine ka. Aga selles osas jah, me üritame seda hoida tasuta tavainimesele nii palju kui võimalik või nii kaua kui võimalik ja võib-olla see jääbki täiesti tavainimesele kasutada tasuta. Või siis teine variant, me lisame sinna mingisuguse premium versiooni, kus on lisafetuurid, mille eest siis inimene peab maksma, aga kõik, kes praegu liituvad, neile jääks kindlasti see elu lõpuni tasuta, et me neid praegu olemasolevatele kasutajatele neid ei hakkaks tüütama selle tasuga. Kui mina käisin jõusaalis ja treenisin oma selle lihtsakava järgi, siis mul oli ka üks äpp ja seal oli põhiline kaks nagu funktsiooni olid minu jaoks, et üks oli see, et mis pagana arvutusi ma üldse tegema pidin, eks, kuhu ma järgmisena nüüd lähen, millise kangi juurde. Ja teine oli siis see, et palju ma siin 3 päeva tagasi nagu mitmekiloseid antleid ma nüüd õieti siin kasutasin, eks. Et see läheb ka meelest ära, no siis vaatad. Ja isegi selle puhul ma oleks nagu kohutavalt tahtnud, et kogu see asi oleks mul kella peal. Jube tüütu on kogu aeg telefoni kuskilt välja koukida ja siis ta kukub sul püksitaskust välja. Kas teil on see kellaasi või on teil mõtteid või kas üldse sellist asja näiteks Apple Watchi peale või mõne muu kellaplatvormi peale saab teha?
ja meil on see mõte küll, me kindlasti jõuame sinna, meil veel ei ole selleni jõudnud, sest et seda aega, et mida me arendame, see on niigi piiratud. Aga jah, kella peale me kindlasti liiguks edasi ja sellega kaasneks üks väga lahe featuur on see, et pause saaks sättida inimese südame rütmi järgi. Ehk et kui rütm on liiga kõrge, siis veel ei lase sul järgmise kangi juurde minna ja tegema seda harjutust. Ja see on ka, aga ütleme selleni, et kogu see värk oleks päris automaatne, et ma ei pea sisse toksima 75 kilo. Seda on vist ikkagi, tehniliselt me võime ju mõelda, kuidas see võimalik on, mingisugused NFC kiibid raskustele peale ja mis iganes, aga see vist on ikkagi ebapraktiliselt keeruline saavutada. No jah, tõstma pead ka ise lõpuks, et no seda ma võin teha, aga vaata, et ma ei peaks nagu toksima, et ma ei tea, et kell või mingi mis iganes asi, eks ole, mu käe peal saab aru, et ma võtsin nüüd 8 kilosed ja liigutasin neid üles alla 8 korda. Et seda on ju võimalik ette kujutada, et seda saab teha iseenesest. Jah, võib-olla, ütleme meie äpp on sealt, läheneb sellele teistpidi, ta ise ütleb sulle, et sa pead tõstma 8 kilo ja siis sa ei pea seda numbrit muutma. Aga seda, et kell tunnetaks nüüd siis kas selle accelerator selle järgi ära, accelerator, selle järgi ära, et sa tõstsid 8 korda. Ma arvan, et meie äpp ei liigu sinna suunas niipea. Me praegu sihime seda otsa, mis on mõeldud siis neile, kes huvituvad sellest nagu tehnilisest poolest seal, et nad ei pea neid numbreid ise arvutamas ja kogu see valemite pool. Ma küsin ka selle ära, kasutades võimalust, et sa oled meil lihtsalt siin otse saates ja kõike võib küsida ja keegi mind ei saa takistada, siis ma ise ei käi jõu sellise raskusi tõstmas. Ma tahtsin äpiga tutvuda, aga teil on see valik tehtud, et alustama peab konto tegemisest. Ehk siis konto, teil on nagu kohe tekib mingi platvorm, kasutage konto ja nii edasi. Et miks selline valik selle asemel, et pakkuda mingit funktsionaalsust juba enne? Ja siis tehniline küsimus, et kas ma ei saa siis näiteks mul on iPhone teha see konto sinna selle oma Apple'i ID-ga, vaid ma pean hakkama uut kontot looma. Me tegelikult tahaks liikuda küll sinna suunas, et seda kontot ei pea tegema, et veebis saab peaaegu kõike, isegi kava saab luua niimoodi, et sa ei ole kontot loonud, aga äppis me panime praegu, et sa pead sisse logima. Kuigi tehniliselt tegelikult meil ei ole seda piirangut ees, me peame natuke lihtsalt muutma kasutajaliidese poolel neid asju, et inimesel seda võimaldada. Ja kuna me oleme mõlemad ise IT inimesed, siis kindlasti on nagu suund, kuhu me tegelikult tahaks liikuda, et võtta just seda friktsiooni inimeselt teest ära. Näiteks meil ei ole isegi e-mailis marketingi listi, et me tegelikult ei saada e-maili marketingi. Ja täpselt sellised igasuguse spämmi puudumised meil on nagu ise oleme hästi tundlikud selles osas. Et me võib-olla liigume sinnas suunas mingi hetk ja siis teine küsimus selle Apple'iga sisse logimisega oli see, et meil oli alguses võimalus ka näiteks Facebookiga sisse logida, aga siis tuli välja, et kui on lisatud Facebook, siis peab olema lisatud ka Apple, muidu Apple ei luba siin App Store'i ja siis sel hetkel me otsustasime natuke need eemaldada ja jätta ainult e-maili alles praeguseks, sest et meil oli vaja kiirelt lihtsalt lansseerida see. Muidu me oleks lihtsalt jäänud toppama ja lisame featuuri. Ma arvan, et nüüd on hea aeg küsida, Peedu, kuidas teil siis läheb, et kaua see äpp on nagu päris avalikkusele kättesaadav olnud ja palju neid jõusaali tõstjaid seal siis juba küljes on? Me oleme olnud App Store'ides nüüd juuni algusest vist või siis mingi mõni nädal äkki enne seda oli, ma täpselt ei mäletagi. Jah, umbes sealt maalt ja kasutajaid on praegu registreeritud on üle 1000. Aga ütleme esimesed paarsada on siuke friends and family, et need tulid kuskilt niisama. Peedu, ma tean. Kuidas seda äppi turundatakse, et iseenesest on hea sihtgrupp, eks, et väga lihtsasti nagu kirjeldatav, kellele ta on, et ta ei ole nagu mingi asi, mis on kõigil, aga kus te leiate need üles, kas neil on mingid oma foorumid või kuhu te saate oma sõnumiga? Suur rõhk on meil praegu Redditi peal, sest ma olen ise ka Redditis ebaratsionaalselt aktiivne, siis ma olen kursis selle platvormiga väga ja Redditi kaudu tulevad paljud inimesed ja me üritame siis Redditis olla nendes kommuunides ka siis natukene aktiivsemad, aga ilma, et neid siis spämmiks või seal kedagi närvi ajaks. Et Reddit on üks ja siis teine koht on Instagrami adsid, et ma olen proovinud Instagrami postitusi reklaamina siis kuvada ka väikeste summadega, 3 eurot ja 5 eurot päevas, et näha lihtsalt, et mis töötab ja kuidas inimesed tulevad. Ja tundub, et töötab. Mingi hetk võib-olla suurendama oma reklaami eelarvet ka.
ma tahtsin seda küsida, et ma tean sinu nimega, Peedu, mul seostub üks asi, mis vist jääb juba aastate taha, ma ei tea, kas sa ise seda mäletad, aga kui ma ei eksi, sa tegid kunagi sellist, kui tuli iPhone, tegid sellist aksessuaari, mis aitas hoida telefoni ilusasti laual ilma segavate juhtmeteta, OC-desk, oli nii? Jaa, OC-desk jah, ma ei tea, kas see nimi enam tänapäeval töötaks, aga tol hetkel no, töötas ka. Minu mälus on alles ja tegelikult te saite sellega üsna ülemaailmse kuulsuse, eks, et kas Hardi äpp läheb sama trajektoori pidi? No ma loodan, et see trajektoor muidugi ei lähe täitsa lõpuni samamoodi välja, sest et OC-deskiga me lõpetasime selle mingi hetk ära. Loodetavasti Hardiga läheb siis nagu pikemalt. Aga väga lahe, et sa mäletad. See jah, mul on hästi hea meel oli mulle, et ma seda projekti tegin ka kunagi. Väga vinge. Aga mulle tundub, et siinkohal võime sulle öelda aitäh tulemast, jagamast ja võib-olla ka väikest inspiratsiooni andmast teistele, kes näevad, et nad tegelevad oma elus mingisuguse asjaga, kus jõle tüütu on PDF-i, Exceli või paberi ja pliiatsiga ringi käia ja siis äpp teeb enda elu paremaks ja teistel ka. Nii et võtke õppust ja inspiratsiooni ja ma arvan, et meie Henrikuga soovime sulle ka teie väiksele tiimile tuult tiibadesse ja et ikka raskused tõuseks. Suured tänud, väga lahe, et kutsusite. No nii, aitäh meiega jagamast oma mõtteid, aitäh kõigile saate osalejatele ja eriti kõigile kuulajatele, sellega on tänane Nimetu digisaade läbi ja võite olla kindlad, et oleme tagasi uute uudiste, sündmuste ja kogemustega juba järgmisel nädalal.